Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI-d päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Käes on 58. episood ja meil on ülihea meel jälle Kerliniga koos tehisarutada. Tšau, Kerlin! Tšau! Ja meil on kätte jõudnud 3. hooaja viimane episood, ehk siis kuna meil suvi on mõnusalt käimas, siis juulikuu mõtlesime, et meie võtame ka Kerliniga juhtmed seinast välja ja augustis oleme siis tagasi natukene võib-olla uues formaadis, katsetame ka meie erinevaid selliseid võimalusi, kuidas veel rohkem teile väärtust tuua. Ja tegelikult sellel nädalal on tulemas ka teine episood välja, ehk siis meil on salvestatud väga lahe selline kogemuslugu Reijo Loiguga, kes siis on Porter AI, sellise AI foto- ja videoboksi asutaja ja ta räägib siis oma startup ja sellistest, kuidas öelda, võitudest, muidugi ka võitudest ja muidugi ka siis teisel pool sellest, et me rääkisime deepfake'idest, pahupoolest natuke tehisintellektis, et väga palju jällegi selliseid huvitavaid mõtteid noorelt entusiastlikult tehisarutajalt. Ja täna, nagu ikka, kuu lõpus siis ainult mina ja Kerlin koos võtame ette AI uudised, siis võtame ette siin mõned uuringud, mis on tulnud McKinsey poole pealt, on ka siin erinevaid mõtteid, mida me hakkame koos jälle Kerliniga lahti võtma ja mõtteid avaldama selle koha pealt. Ja ma arvan, et ei olegi pikemat sissejuhatust vaja teha. Aga tegelikult tuli meelde, meil oleks täpselt podcasti soovitused, et nüüd, kus on kuu aega episoode juurde praegusel hetkel ei tule, siis võib-olla võtaksime meie enda poole pealt mingisugused soovitused, et kui kellelgi on huvi ja tahab järgi kuulata. Me oleme rääkinud muidugi väga paljude Eesti ettevõtetega, ettevõtete juhtidega, suurte organisatsioonid. Meil on olnud LHV-st Marti käinud rääkimas siis LHV kogemusloost. Meil on Soora Rainen käinud rääkimas Mart Potter. Meil on olnud siis startupidest TriveX, Fundamental, siis on käinud veel riigi tasandilt Ott Velsberg, samuti Hendrik Trasberg ja meil on olnud ka ingliskeelne episood, mis me tegime siis Latitude 59 raames, täitsa inglise keeles algusest lõpuni, rääkides väga huvitavatel teemadel. Meil on olnud AGI kohta, Lembit looga siis episood, igatahes neid palju erinevaid perspektiive kogu sellele AI kasutuselevõtule, nii et soovitame kuulata. Kas Kerlin, sul on ka mingisugused, mida sa kindlalt tahaksid välja tooda? Muidugi meie episoodid on ju ka väga huvitavad tagasi kuulata. Ma tahtsin just öelda, et kuigi me räägime uudistest, eks ju, uudised võib-olla mõnes mõttes aeguvad ära, aga meil on iga episood alati ka mõni selline osa, kas on uuringud, täna vaatame näiteks mõningaid uuringuid ja just sellised suuremad trendid ja ma arvan, et neid on väga-väga aktuaalne vaadata ka järele nii-öelda need, mis on selle aasta algusest. Ja kui ma vaatasin ka seda, mis on olnud populaarsemad, sest meil on hea võimalus, eks ju, vaadata, mida te olete enim kuulanud või vaadanud, siis kõige rohkem tegelikult on meie 2 episoodid, eks ju, just nimelt need uudised, kus ongi valdkonna uuendused, näiteks see, kus me rääkisime DeepSeekist oli hästi populaarne, see, kus me rääkisime Microsofti tööjõuturu trendidest, mis on ju täna jätkuvalt väga aktuaalne, ehk et need on need episoodid, mida te võite vabalt ka praegu järele kuulata. Ja eks nimedest võib-olla siis ka mõned Sandra juba ütles, aga Ott Velsbergi osa, üks populaarsematest, Lukas Ilves, ehk siis selline suurem vaade, poliitiline pilt, need on kindlasti hästi põnevad episoodid, aga ka tõesti, LHV käis läbi erinevad siis ettevõtete rakendamised, Jürgen Joost käis meil rääkimas sellisest AI automatsioonidest, konsultanditööst, kes oli väga populaarne osa. Nii et tõesti pigem vaata neid teemasid, me oleme pannud sinna need pealkirjad, eks ju, et mis on olnud need sisuteemad, mis sind kõnetab. Ma arvan, et selle aasta algusest kindlasti sa võid julgelt kõiki, mis just sind endast huvitab, järele kuulata, et siin ei ole
seda, et kõik on mega ära aegunud, kuigi me räägime, et kogu aeg juba palju uuendusi. ja ma arvan, et siia sissejuhatusse on veel tähtis öelda kõikidele suur-suur tänu, kes on käinud ja jaganud oma praktilist kogemust, on ka välja tulnud neid väljakutseid, tehisarutanud koos meiega stuudios, et meil on ka suur-suur kummardus vaja teha Estonian Business School'ile, kes on siis andnud meile selle võimaluse, et me selles videostuudios saame neid episoode siis linti võtta. Ja tõesti, ma arvan, et tegelikult mina olen sügise osas veel väga-väga nagu elevil, et meil on list nii pikk, keda me kõik tahame tegelikult kutsuda, aga kõigile tõesti suur-suur tänu, et olete olnud meiega, loodetavasti ka kuulajatena, ega meie teeme ju ainult selle tõttu ka, natukene on ka võib-olla seda, et me ise oleme sellest teemast nii huvitatud, aga muidugi on tähtis ka see, et teie neid ka kuulaksite ja see, et me oleme saanud nii palju soojasid sõnasid, kiidusõnasid siis ka konverentsidel, esinemistel, kus ma olen käinud, et Kerlin samamoodi, et me teame, et väga paljud ikkagi kõrgelt hindavad seda, mida me teeme ja kõik see tänulikkus siia lõppu veel juurde kõikidele osapooltele, et muud moodi ei saa head asjad sündida. Täpselt. Aga Kerlin, täpselt teie uudised võtame ette ja siis jällegi mingisugusel hetkel me saame aru, et me oleme liialt palju asju ette valmistanud ja me ei jõuagi kõigest rääkida, aga loodame, et saame anda ikkagi väga palju head kraami ka selles episoodis teile. Nii, ja tõesti, ja võtame uudised ette, sest ka uudised saavad alati head tagasisidet, et me neid kajastame, räägime nendest, mis meil mõlemale silma jääb ja mis siin aimaastikul toimunud on. Viimane kuu, ütleme nii, et tundub, et päris palju oli siukseid erinevaid mudelite uuendusi, aga veel rohkem oli igasugu selliseid arenguid ja kohti, kus on AI-d juba päriselt praktikasse pandud ja need on tegelikult hästi põnevad, eks, et sa näed seda, et mis need võimalused on, kes kuidas on ära kasutanud. Aga alustame ikkagi keelemudelitest ja räägime sellest, mis on toimunud ChatGPT, OpenAI ja teiste suurte tehnoloogiaettevõtete seas. ChatGPT-st siis kõigepealt alustades. Kohandatud GPT-d ehk siis custom GPT-d või ka AI assistendid, kuidas neid kutsuda. Nendel on nüüd üks äge funktsionaalsus ehk et varasemalt sa pidid neid kasutama ainult enda siis ühe selle GPT-4o mudeliga. Nüüd sa saad hakata mudeleid ise seal valima ja kohandama ja see tekitab ühe päris hea dimensionaalsuse juurde ehk et sul on võimalik otsustada, kas sa tahad siis neid arvutlusmudeleid, O-seeria mudeleid või siis piisab sulle sellest klassikalisest kiirest mudelist, aga sul tegelikult tekib päris mitu dimensiooni nüüd AI assistentidele juurde. Samamoodi ChatGPT Projects, mis on siis nii-öelda AI assistentide alternatiiv, kus sa saad siis ka kaustadesse panna oma siis funktsionaalsusi ja mudeleid, siis seal on nüüd võimalik kombineerida sinu enda andmeid reaalajas veebiinfoga. Ehk et sa saad tekitada selliseid mitmeetapilisi ülesandeid, sa saad arutleda häälrežiimiga, sa saad faile pärida ilma kirjutamata, et need, kes siis fännavad voice mode'i, teile siis kindlasti see hea uudis, et üha rohkem sa saad siis hakata ka vestluse teel ja minul ka meeldib näiteks just pikki ülesandeid, pikki prompte anda vestluse ju häälsõnumi teel, sest sa saad kõik oma mõtted välja rääkida ja ei pea neid pikalt siis arvutis klaviatuuri peal sisse toksima. Siis üks siuke põnev temaatika on OpenAI-ga seoses see, et nad on natukene vist nugade peale läinud Microsoftiga, kes on siis teatavasti OpenAI üks suur investoritest ja OpenAI proovib siis leida omale teisi alternatiive. Nüüd nad on teinud lepingu Google'iga, kes on tegelikult ju nende konkurent tänu Google Gemini'le, aga nad siis on teinud lepingu Google Cloudiga, et saada juurde arvutusressursse, mis on neil väga vajalikud, eriti kuna ChatGPT kasutus on ju kogu aeg kasvanud. Just kuulsin hiljuti mingit uudisnopet, et juba 1 miljard kasutajat, seal ei olnud küll mingeid konkreetseid fakte, sellel päris nagu allkirja ei saa panna, aga tõesti see sadades miljonites kogu aeg tegelikult ChatGPT kasutajate hulk kasvab. Nüüd lisaks nad tulid välja O3 Pro mudeliga, mis on siis nii-öelda arutlusmudelitest järgmine tase ja nad langetasid oma O-seeria mudelite hinda või O3 hinda 80%. See on mega suur, sest enne oli O-seeria ikkagi väga kallis, kui sa tahtsid just üle API, mingit iseenda mingit lahendust, rakendust ehitada, see oli üsna kallis ja nüüd on see 80% odavam ja see on siuke trend, mida me näeme, et kogu aeg need mudelid lähevad odavamaks, uued tulevad välja, on kallid ja siis on jälle hinnasurve.
Siis üks funktsionaalsus tuli veel, mis on hetkel kättesaadav ainult siis äripakettides ehk siis nii-öelda ChatGPT tiimis ja enterprises, aga sul on võimalik salvestada koosolekuid ChatGPT endaga. Ehk sul on juba see integratsioon Google Drive'i, Dropboxi, teiste pilveteenustega. Ja nüüd on sul siis record mode, mis võimaldab koosolekute häälmärkmete salvestamist, peamiste punktide väljatoomist ja tegevuskavade või to-do listide koostamist. Nii et see on päris huvitav, kui sul on tiimi enterprise pakett, kus sul on tegelikult juba see ettevõtte turvalisus oluliselt rohkem tagatud kui tavalise kontoga, siis täitsa sasub seda kasutada. Nüüd Geminist ehk siis Google'i keelemudelist, nendel tulid siis ka mõned uued mudelid, neil on siis 2.5, mis on nende siis kõige parem mudel kogu aeg olnud, neil on sellel nüüd olemas Pro, Flash on siis nii-öelda tavakasutuses, enne nad olid siis veel nii-öelda pool siukses arendusversioonis ja lisaks nad on oma Pro mudelit ka täiustanud, nad ütlevad, et see on palju parema võimekusega programmeerimisülesannete lahendamiseks ja ta on siis AI Studios, Vertex AI's, Gemini rakenduses ka kättesaadav. Ja väga paljud minu tutvusringkonnas on just Gemini viimast mudelit väga-väga kiitnud, et ta on palju paremaks läinud, temaga parem vestelda. Mina ise ei ole, jätkuvalt olen ikkagi kuidagi ChatGPT fänn olnud, aga üha rohkem proovin ja katsetan tegelikult neid teisi, et just igapäevaselt ka sinna peale rohkem liikuda, nii et tundub, et Gemini on väga heaks läinud. Lisaks nad tutvustasid siis ka sellist võimekust, et Google just siis, et Drive'is on sul võimalik teha kokkuvõtteid siis videomaterjalidest. Kui sul on Google Workspace, ehk et sa oled Google'i nii-öelda tasuline kasutaja, siis sa saad lisaks siis dokumentidele, PDF-idele, mida sa said näiteks Notebook LM-iga, saad siis ka kõikidest oma videotest hakata kokkuvõtteid tegema. Et need ettevõtjad ja ka erasikud, kes on Google Workspace'is, kui sul on kogu aeg materjal seal, siis üha rohkem Google liigub sinna, et sul on selline hästi-hästi mugav ülevaade kogu aeg enda dokumentidest, mis materjalid sul on, kõik see pool. Nüüd Microsoft ka vaikselt toimetab, liiguvad natukene aeglasemalt, aga nad on siis ka oma pisikeste erinevate mudelite ja funktsionaalsustega välja tulnud. Neil tuli just selline huvitav asi nagu MU mudel, mis on selline pisikene keelemudel, aga ongi mõeldud just Copiloti ja nende Microsofti enda arvutite sees toimetama. Nii et Microsoft ka liigub vaikselt sinna, et proovib siis enda mudelid üles ehitada, aga teatavasti siis enamjaolt nad ikkagi oma suurtes lahendustes ja Copiloti sees kasutavad siis GPT mudelit. Aga mis uudis käis ka läbi on see, et Copilot Vision ehk see, et sa saad ka ekraani jagada. Nüüd on võimalik Copiloti rakenduse sees, ehk et sul ei ole vaja isegi seda proovi tasulist versiooni, et kui sul on ka see kõige lihtsam tasuta Copiloti versioon olemas, mida sa saad veebi kaudu ligi, sa saad ka jagada oma ekraani. Ehk et sa saad küsida, mis mul siin ekraanil toimub, näidata mingeid erroreid, veateateid ja küsida kohe tagasi, et põhimõtteliselt tasuta funktsionaalsus, nii et jälle väga hea alternatiiv. Claude ehk siis Anthropicu mudel tuli välja ka oma uue voice mode'iga ehk siis häälkäsklustega. Et tundub, et see trend on sinna suunda, et me hakkame üha rohkem häälega suhtlema, on need AI lahendused kogu aeg meiega kaasas ja ei ole siis vaja neid nii-öelda kasutada siis kogu aeg kirjutamise ja klaviatuuriga siis meil neid rakendusi. Mis siis veel? Meta ka tõi siis välja, et nemad, mis on huvitav, just Meta kogu aeg räägib ainult nendest numbritest, palju neil on kasutajaid. Igatahes nüüd nad on öelnud, et nad on vähem kui aastaga kahekordistanud oma kasutajaskonda. Ehk siis neil on nüüd 1 miljard igakuist kasutajat, mis on päris huvitav, sest ma tean võib-olla ühe käe sõrmedel neid inimesi, kes ütlevad, minu jaoks Meta AI on väga hea. Et neil on ka päris palju siukseid turvalisuse, ligipääsu küsimusi on, privaatsusrikkumisi ja igasugu muid, aga nad on tegelikult üle maailma ikkagi väga-väga populaarsed. Meta AI on nüüd eraldi rakendus olemas ja tõesti on populaarsust kasvatamas. Nii, mis veel? Prantslased, ikkagi eurooplased ka. Prantsusmaal on siis Mistral keelemudel, millest me ka ikkagi, ma
arvan, igakuiselt natuke siin räägime, et nad vaikselt uuendusi toovad ja nemad siis ka liiguvad üha rohkem sinna võib-olla ettevõtte suunda. Ehk et nad pakkusid või on pakkunud välja nüüd näiteks sellise lahenduse, et on AI platvorm Mistral Compute, mis pakub siis GPU ligipääsu, kogu siis nende lahenduste orkestreerimist, mudelite treenimise teenuseid. Ehk et nad tahavad konkureerida nüüd lisaks nagu keelemudelitele ka selliste pilveteenuste pakkujatega nagu Amazon ja Google ja Microsoft, mis on päris huvitav. Ehk et nad hoiavad oma sükest Euroopa pilti ja tahavad siia siis tekitada sükest alternatiivset väikest AI keskust, mis on väga äge. Hoian neile pöialt ja loodan, et neil läheb hästi. Sest neil on ka päris palju mudeleid, neil tuli uus siuke loogika või siis arvutlusmudelite seeria Magistral läheda nimega, mis on siis mõeldud siukeste mitmeetapiliste ülesannete jaoks ja see on ka avalikult kättesaadav, näiteks Hugging Faces, nii et sa saad seda ise proovida. Neil tulid erinevad agendilised lahendused välja. Nii et nad täitsa aktiivselt toimetavad. Ma väga soovitan kaaluda Mistralit ja vaadata, kuidas nende mudelid toimivad. Hiinast on natukene vähem lahendusi tagasi, et sealt tulevad siuksed natuke tundmatumad nimed nagu Minimax, kus tuli uus mudel välja M1 või Moonshot AI, aga need on pigem siuksed, et tuleb uudis, aga liiga palju nendest rohkem ei ole kuulda. Nüüd rakendustest. Pildi videomaailm jätkuvalt, eks ju, hästi kasvav. Mõned uudisnopped siitmaalt, kes on siis erinevaid pildilahendusi kasutamas. Adobel tuli välja Firefly mobiiliversioon. Mind väga häiris, et näiteks nende see pildi-video lahendus on ainult olnud arvutis ja nüüd sa saad nii iOS-is kui Androidis seda kasutada. Et ma ise hakkan seda täitsa kasutama. Neil on siuksed klassikalised Photoshopi lahendused ja piltide genereerimised ka seal sees olemas. Nii et kes on siuke Adobe fänn, siis saab seda katsetada ka telefonis. Crea, ka siuke üks populaarne pildimudel tuli välja uue versiooniga. Ja mis võib-olla üks ägedamatest uudistest, Midjourney'l on nüüd videomudel ja seda oodati väga kaua. Midjourney on üks parematest siis pildi genereerimise rakendustest ja neil on nüüd oma videomudel V1, mis võimaldab teha kuni 20-sekundilisi klippe, ehk siis tegelikult juba natuke rohkem kui teistel. Ta on küll oluliselt kallim, ta on 8 korda kallim kui see, kui sa pilte teed. Midjourney on siis üks nendest, kus sa ei saa tasuta genereerida pilte, sa pead kohe maksma hakkama. Aga nad ise ütlevad, et nende siuke hinnakvaliteedi suhe on väga paigas, et nad on 25 korda odavamad kui konkurendid, klassikalised konkurendid, kes teevad palju väiksemaid klippe. Nii et siit on juba päris ägedaid videoid näha olnud, nii et ma usun, et sealt on ka päris palju potentsiaali tulemas. Muidugi hiinlastel ByteDance'il tuli uus videomudel välja. Microsoft pakub ka ligipääsu Sorale, näiteks Bingis, kui sul on Bingi otsingumootor, siis nende rakendus, sa saad sealt kaudu Sora videoklippe teha. Seal on küll teatud maht, üsna väike maht, eks ju, aga sa saad katsetada. Kui sul ei ole tasulist chat-kippete kontot, siis sa võid sealt katsetada, kuidas on Soraga videoid teha. Nii, vaatame, mis siin veel on. Manusest natukene, Manusest ei ole väga palju kuulda, ehk Manus on siis üks päris siuke AI agentide lahendusest, kus sa annadki ülesande ja ta teeb mitmeetapilisi ülesandeid. Neil tuli juurde ka video genereerimise võimekus seal, neil alles hiljuti tulid pildid, muidu sa said selleks ju tekste teha, kodulehti teha, koodi kirjutada, kõiki asju. Nüüd sa saad seal sees ka videoid teha, nii et ta hakkab ka selliseks laiemaks ja natuke siukseks multimodaalseks minema. Mulle väga meeldis see uudis, et Google Notebook LM-i sa saad nüüd jagada oma notes'e. Me oleme siin vahepeal olnud Sandra käedas sellega, et tahame üksteisele jagada neid, mis me teeme ja sa ei saa normaalselt seda teha. Nüüd sa saad seda nagu avalikult siis siukse tavalise lingi kaudu jagada. Väga äge. Nii et saate ka teistega jagada neid ägedaid analüüse, uuringuid, mis te olete teinud. Siis Eleven Labsil tuli välja uus siuke tekstist kõneks mudel. Päris paljud, kes kasutavad siukseid voice-over'id või peale rääkimisi, kasutavad Eleven Labsi. Neil on nüüd uus siuke helimudel, kus on siis mitu kõnelejat võimalik ja isegi saad omavahel nad rääkima panna, väga palju erinevaid keeli. Nii et päris siuke huvitav lahendus. Ja Google on siis oma siuke seda Notebook LM-i funktsionaalsust igale poole hakanud nagu toppima nii-öelda, mis igal poole parema. Ehk et audio overview on neil nüüd ka siukses tavalises Google'i otsingus, et sa saad lasta siis mingi teema kohta uurida, küsid küsimuse ja siis nad hakkavad nagu podcast'i stiilis arutama.
võib-olla kui sa ei taha siis lugeda nende uuringutulemuste kohta, siis sa võid lasta seda selliselt teha tõesti. Nii et Google siis ka katsetab erinevaid oma lahendusi. Ja muudest uudistest vaatame siis mõningaid ka selliseid uudisnoppeid, mis on ettevõtetest. Üks sihuke võib-olla poolrakenduse uudis. Me oleme ju ka rääkinud sellest, kuidas üha rohkem AI-d hakatakse ka olemasolevatesse rakendustesse panema. TikTokil on nüüd olemas nendel siukese AI funktsionaalsused on olnud juba varem. Symphony on nende see tööriistakomplekt, kuidas nad seda nimetavad. Aga neil on nüüd ka võimalik just turundajatele suunatud sellised 5-sekundilised reklaamklipid, et annad sisse foto oma tootest või lühikirjelduse ja siis sa saad teha sellest reklaamvideo ja TikToki nii-öelda algoritmid stiilis, nii nagu ta sinna sobib. Nii et kes siis turundab TikTokis, võite täitsa uurida seda. Siis AI selline ristisaks nimetatakse Geoffrey Hinton, kes on siis väga kaua juba AI valdkonnas olnud ja närvivõrkudest ja kõigest sellest väga pikalt rääkinud. Tema käis ühes ägedas podcastist The Diary of a CEO ja rääkis sellest, et mis seisus siis tehisintellekt täna on ja tema põhimõtteliselt ütles siis välja selle, et selline klassikaline lihttöö, sihuke mõttetöö, mida teevad sellised kontoriinimesed, et see on juba peaaegu põhimõtteliselt ära asendatud nii-öelda selle võimekuse poolest ja see massiline töökohtade kadumine on ka juba alanud. Ja kui saatejuht küsis tema käest siis, et mis siis on need ametikohad, mida siis ma peaksin siis üldse õppima või mida ma saaksin teha. Just niimoodi pool naljaga ütles, et kui sa tahad ikkagi päriselt, et sul järgmised aastatel töökoht alles on, siis mine torumeheks õppima, eks. Et need, kus sa siis päriselt füüsiliselt teed mingeid lahendusi. Nii et nemad on siis arutasid sellest päris pikalt ja just siuksed kõnekeskuse töötajad, juristiabid, igasugused abitöötajad, kus sa teed siuksed lihtsamaid ülesandeid, need on siis tõesti väga-väga ohus lähitulevikus just nimelt sellise väga tugeva AI eestkõneleja sõnul. Siis üks põnev uudisklipp või siuke klipp levis Hiinast, kus Baidu on üks nende siis selline suurem platvorm, kus on nii sotsiaalmeediat kui siukseid e-commerce või siis müügiplatvorme ja nemad panid üles siis sellise saatejuhi või siis formaadi, kus olid AI saatejuhid. Ehk et muidu seal on niimoodi, et nagu meil vanasti, eks ju, Top Shop või mingid siuksed asjad, inimene seletab, mida kõike müüa saab ja neil siis on kaks AI saatejuhti, kes müüsid rohkem kui tavainimesed seda tegid, nad jõudsid palju rohkem läbi käia, see oli väga-väga populaarne. Hiinlased on üldiselt väga AI usku olnud juba tükk aega, nii et päris huvitav. Täiesti nad siis suhtlesid inimestega, neil oli väga suur selline või väga positiivne tagasiside sellele, kogu sellele ülesehitusele, nii et päris huvitav. Siis kellel meeldib rahast rääkida, siis väidetakse või isegi Sam Altman väidab, et Meta ehk siis nii-öelda Facebooki majad või Meta AI omanikud, nemad tahtsid siis OpenAI-st üle osta selliseid tipparendajaid ja nad olid siis pakkunud, et kuule, et me pakume sulle siis umbes $100 miljonit boonust. Siis mingi okei, selle peale võiks minna. Ja muidugi Sam Altman siis ja Zuckerberg siis hakkasid kohe jällegi igal pool sotsiaalmeedial üksteist seal üle trumpama ja tagasisidet jagama. Aga põhimõtteliselt et ütleme, et need numbrid on ikkagi üüratu suured, mis praegu liiguvad just selliste väga-väga-väga tippspetsialistide peale, sest kõik tahavad kasvada, kõik tahavad kiiresti areneda ja neid inimesi on vähe, kellel on tõesti väga-väga tugev kogemus just nimelt keelemudelitega. Nii, siis podcastidest rääkides, siis OpenAI tuli ka välja oma podcast ja nemad siis hakkavadki rääkima enda arengutest, turuarengutest ja seal nad siis vihjasid ka sellele, et GPT-5 ikkagi tuleb ja tuleb juba sel suvel ja tuleb siis selline väga-väga suur muudatus ikkagi järgmise põlvkonna mudelis. Nii et vaatame, et võib-olla siis juulikuus, kui e-format podcast puhkab, saate vaadata OpenAI podcasti. Aga tõesti nii et neid podcast'e, mis puudutab OpenAI siuksed uudised ja uudiskirjad on tegelikult ka väga head olnud, et sealt tuleb päris palju, eriti ka Sam Altman näiteks teeb oma blogi, mida ma soovitan ka lugeda, et seal on ka selliseid tulevikuvisiooniga seotud uudisnoppeid on päris palju. Siis veel natuke rahast rääkides, siis üks Iisraeli arendaja,
kes lõi selle aasta jaanuaris ehk siis pool aastat tagasi oma vibe coding platvormi, millega sa saad siis äppe luua AI abil ja nüüd ta müüs siis selle 6 kuud hiljem maha $80 miljoni eest. Wix on siis ettevõtte veebiplatvorm, kes selle ostis. Nii et kui sa oled arendaja, siis mõtle selle peale, et äkki sul on ikkagi AI maastikul ka võimalusi, kuidas siis miskit uut välja luua, et tõesti siin on väga-väga suured rahad liiguvad. Hiinast ka veel üks teine uudisnoppe, kuna Hiinas teatavasti on piirangud sellele, et kui palju nad tohivad või saavad üldse osta kiipe, mida on vaja tehisintellekti mudelite arendamiseks, siis sealt tuli uudis, kuidas nende Hiina tehnoloogiaettevõtete töötajad reisisid Malaisiasse, mis on teises riigis, ilma siis selliste piirangutega ja tõid siis sealt üle piiri salaja neid kõvakettaid ja kümneid inimesi reisasid niimoodi ja väga palju siis kiipe jõudsid siis selliselt Hiinasse, mis tegelikult eks ju keelatud, aga kuskil piiri peal nad siis selliselt vahele jäid, nii et tundub, et Hiina samamoodi tahab hirmsasti ikkagi selle arendamisega edasi liikuda. Siis Starbucksist näiteks tuli uudis, kus nemad kasutavad AI tööriista, sihukest AI assistenti nimega Green.assist, mis aitab siis baristadel ehk klienditeenindajatel inimeste küsimustele vastata reaalajas ja saada juhiseid, ehk et keegi tuleb, küsib, siis kohe tal on nii-öelda AI, mis kuulab ja aitab vastuseid anda, ehk siis kiirendab nende tööd ja lihtsustab neid. Mattel ja OpenAI ehk siis Mattel nii-öelda Barbide tootja, eks ju. Nemad tegid ka diili, et Mattel saab siis endale OpenAI või siis ChatGPT mudelit kasutada, et kiiremini edasi arendada ja teise poole pealt nad hakkavad koos arendama AI-l põhinevaid nukke, mis on ka päris huvitav selline areng, sellepärast et seal on kindlasti hästi palju potentsiaali, kui sul on päriselt Barbi, mis oskab sinuga suhelda, sinuga vestelda, aga teisalt väga-väga palju eetilisi küsimusi, väga palju riske, kuidas seda maandada niimoodi, et see tegevus on kõik ikkagi turvaline. Siis Metalt tuli veel üks uudis, kuidas nemad plaanivad 2026 aastaks, siis tegelikult juba järgmiseks aastaks täielikult ära automatiseerida reklaamid tehisintellektiga. Tänavasti teatavasti on päris palju erinevaid nüansse, oskusi, omadusi, mis sa pead või parameetrid, mis sa pead määrama, et Metas ehk siis Facebookis ja Instagramis reklaami teha. Ja nende visioon on see, et sa põhimõtteliselt ütled, annad eelarve, ütled, mis su eesmärk on, kasvatada, saada klikke, saada inimesi kodulehele ja siis AI teeb täpselt sellised targetid, optimeeritud reklaamid sinu eest ja seab need üles ja sina siis lihtsalt vaatad, kuidas käive kasvab, kuidas see läheb. Ei tea, eks siis ole näha. 2 uudisnopet veel meditsiinimaastikult. Erinevad siuksed arengud toimuvad ka seal. FDA ehk siis USA toiduravimiamet andis loa ühele ettevõttele, kes hakkab siis selliste klassikaliste mammograafide põhjal ennustama naiste rinnavähiriski ja plaanib see aasta turule tulla. Ehk et põhimõtteliselt nii ehk naa, täna Eestis ka, eks ju, naised käivad mammograafi juures, et kontrollida, kas on mingeid arenguid toimunud, aga nemad vaatavad ka lisaks riskihinnanguid, vaatavad ajalugu, vaatavad demograafilisi andmeid ja need mudelid on siis treenitud väga-väga suure hulga piltide põhjal, ehk et see peaks jõudma sinna, et sa saad palju-palju varem kätte selle oma riskihinnangu ja oskad ennast ka paremini jälgida siis. Ja teine selline trend, kus AI kasutatakse, on just südamehaigused, südamepuudulikkust ja UK-st siis Cambridge'ist on üks idufirma, mis töötas välja sellise skänneri, mis jälgib sinu jalgu, ehk siis vaatab, kuidas su hüppeliiges on, kas see paistetab või mitte ja suudab siis seeläbi ennustada ette südamepuudulikkust. Ehk et see on mõeldud just nendest inimestel, kes on haiglas ja et näha, kuidas need jällegi muutuvad, millised need trendid on. Et tõesti kõikvõimalikke põnevaid arenguid seal on. Ja 2-3 nopet veel Eestist. Pactum AI agente arendab idufirma, kaasas üle 40 miljoni euro ja nemad siis kiidavad kogu aeg seda, kui hea on Eestis arendada ja just toimetada AI maastikul ja neil läheb väga hästi USA-s just. Siis Latitude'i võitis Mark Droid, mis tegeleb just nimelt sellise taastuvenergiasüsteemide arendamisega ja nemad aitavad siis otsustada, millal sa peaksid elektrit ostma või müüma ja nemad tahavad siis tuua alla päikesepaneelide tasuvusaega, mis on ka väga teretulnud.
ja Elisa siin ka, me oleme varem rääkinud sellest, et Elisa siin hirmsasti värbas inimesi juurde ja nemad siis on ka toonud välja selle, kuivõrd oluline on koolitada töötajaid ja nendel on ka tehtud sellised erinevad koolitusplatvormid töötajatele ja toetada siis ka neid just neid hirme, mis inimestel on ja rääkida nendest riskide maandamisest, et mitte ainult võimalustest, vaid teise poole pealt ka riskidest. Ja lõpuks, kuna suvi on tulemas, kui sul on plaanid minna Tartusse, siis mine käi läbi Ahhaa teaduskeskusest ja sinna tuli selline uus äge interaktiivne näitus nimega Ahhaa tehisaru ehk AI. Ja seal räägitakse ka tehisintellekti ajaloost, kasutusvaldkondadest, toimimisest ja ta on mõeldud just nii noortele kui täiskasvanutele. Ja ta on siis ka koostöös erinevate riikide teaduskeskustega valmis tehtud ja see on täitsa suve lõpuni olemas seal ja paigas, nii et kui tahate AI-st veel rohkem teada ja koos lastega minna, siis võite julgelt sellel suvel käia Ahhaa teaduskeskusest ka läbi. Nii, aga nüüd küll aitab, tahame uuringutest ka rääkida ja Sandra, sõna sulle tagasi. Ja ma arvan, et ma korraks kiirelt viskan veel ühe uudise noppe ka siia juurde, mis minul endal lihtsalt enda taustaga seonduvalt, nagu olen ma olnud, siis viimased 3 aastat olin Ühendemiraatides, Araabia Ühendemiraatides, siis viimasel ajal on jooksnud läbi, me muidugi teame Stargate'i siis projektist, mis on selline suur globaalne projekt OpenAI-ga koostöös, ehitatakse selline AI klaster Abu Dhabisse, aga sinna nüüd juurde on tulnud ka see, et Ühendemiraadid otsustas, et annab kõikidele residentsidele ChatGPT pluss versiooni tasuta kätte. Ehk siis üleriigiliselt see on esimene riik maailmas, nagu ka nad on olnud eesrinnas selles, et neil oli ka minister, AI minister loodud selline koht ja kogu nii-öelda selline strateegiline plaan pandud paika väga selgelt, kuidas kõikide ühiskonna tasemetele siis viia see tehisintellekt. Et see on väga selline ka märkimisväärne saavutus jällegi sealpool. Muidugi see suur selline eesmärk on seal juures see, et nad läheksid natukene sellest naftale siis toetumisest rohkem sellele, et investeeringud läheksid tuleviku tehnoloogiatesse. Ja see on tõesti mulle väga, ma mõtlen, et eelmisel aastal arvatavasti ma oleksin näinud sellesse kategoorisse, kes oleks saanud siis ChatGPT plussi endale tasuta ja kindlasti on ka huvitav jälgida, et mis siis saama hakkab, kuidas see nagu mõjutab, mis uuringud nad siis teevad ka selle pealt, et kuidas see kasutuselevõtt on siis saavutatud ja võib-olla ka teada seda, et OpenAI-l on tõesti ülilahe, et see podcasti välja tõid, et me paneme kindlasti jaokirjeldusse selle lingi ka, kes tahab siis kuulata juulikuus näiteks, kui meie siis podcasti episoode välja ei tule. Aga OpenAI-l on selline OpenAI for Countries programm tegelikult, mille osas ka siis UAE on kaasatud, on ju, aga kuidas üles ehitada erinevates riikides selliseid AI-süsteeme ja tegelikult Eesti on ka seal sama selle tehisintellekti hüppega kaasatud, nii et ühesõnaga see on ka jällegi OpenAI poole pealt nii palju asju, kui peaks hakkama järjest niimoodi lahti võtma, mida nad selles maailmas teevad, siis seda on nagu nii palju. Aga liigume tõesti uuringutesse ja me välja tõime alguses sissejuhatuses ka McKinsey ühe uuringu ja see on siis põhifookusega sellele, et kuidas me saame, räägitakse küll palju generatiivse AI nii-öelda kasutusest, aga kui me räägime organisatsiooni tasandist, siis kus on see kasumlikkus, et oli toodud välja selline siis Gen AI paradoks termin ja see tähendab seda tegelikult, et ligi seal välja toodud numbritega ka, et 80% ettevõtetest kasutab generatiivset AI-d, aga suur osa tegelikult ei näe seda kasumit või siis kulude kokkuhoidu. Ja seal oli välja toodud kindlasti väga selgelt mingid kindlad põhjused. Kasutuslood on seal toodud välja niimoodi horisontaalselt ja vertikaalselt, et kõigepealt horisontaalselt nagu juturobotid, Copiloti kasutus, see on selline, me ei näe tihtipeale seda mõju, see ei ole see on nagu raskesti mõõdetav, on ju selgelt mingite mõõdikutega, et see on kasutuslugude poole pealt veel ebaselge, kuidas siis tõeline väärtus kätte on saadud ja siis ka vertikaalsed lahendused, et kui on tõesti välja arendatud mingisuguseid tehisintellekti lahendusi, siis
nad jäävad tihtipeale sellisesse pilootprojekti faasi või ei ole selliste erinevate osakondade kaasatust olnud, et ta jääb kuidagi nagu sellisesse klastrisse nii-öelda kinni. Ja muidugi agentide teame, see termin on läbi jooksmas 2025 aasta sellise võtmesõnana igalt poolt ja seal ongi välja toodud see, kuidas need AI agendid võiksid olla siis selle lahenduse osa, kuidas hakata päriselt seda kasumlikkust seal nägema. Et muidugi me oleme siin eelnevatel kordadel ka AI agentide põhimõtteid läbi rääkinud ja et mis see siis selle erinevuse annab, kui me räägime lihtsalt AI assistentidest, on ju, et need on sellised eesmärgipõhised, autonoomselt toimivad, saavad aru, milliseid alamülesandeid nad peavad tegema, et mingi eesmärk saavutada. Nad suudavad suhelda erinevate süsteemidega siis selles internetimaailmas nii-öelda ja ka tihtipeale kohanduvad reaalajas, sest nad peavad tegema otsuseid, et liikuda mingisugusest faasist järgmisesse, on ju. Ja et meil tekib see sama digitaalne tehiskaaslane AI agendi näol 5 aasta jooksul igale töötajale põhimõtteliselt sellisesse igapäevatöösse sisse, aga siis ongi see, et selles raportis on toodud väga selgelt välja AI agentide näiteid, seda, mida agendid suudavad saavutada, et kus see kasumlikkus siis tuleb, on ju, seesama operatiivne paindlikkus oli seal märksõnana välja toodud. See on ju võib-olla siis tootmise ja teenindusprotsessides rakendamisel. Siis tarkvarana pakutavad ekspertsüsteemid, mida saab lisandväärtusena enda kliendituurile pakkuda, muidugi selline isikustamine ehk siis kliendisuhtluse pool, veakriisikindlus samamoodi, et vigade tuvastamine eelnevalt, et kuna nemad agendid töötavad läbi taustal väga palju suuri andmepunkte, mida inimene ei suuda hallata, et siis kuidas seda väärtust sealt kätte saada, et väga selgelt hakkavad jooksma mingisugused kasumitegurid sealt välja. Aga muidugi oligi siis välja toodud ka seda, et miks siis see paradoks on, et need väljakutsed on erinevad. Kõigepealt me oleme rääkinud ka eelnevalt sellest, kuidas protsesside ümbermõtestamine peab hakkama toimuma, et AI agentide jaoks, et seda kaasatust luua, siis organisatsiooni tasandil on väga palju juhtide tasandil siis mõtlemistööd selles osas, kuidas me need töövood kaardistame, kuidas me need ümber kujundada saame, kuidas me saame tegelikult need agendid, süsteemid tuumikuks tuua. Et seal on palju erinevaid samme, mis jällegi uuringus oli välja toodud väga selgelt. Ja samuti oli toodud väljakutsetena välja, et muidugi see autonoomia, mis tekib, et see on selles mõttes ka kontrollimatu võib olla, et on need läbipaistmatud otsused, kuidas seda süsteemi jälgida, kuidas tuua sisse inimene sellesse protsessi, kus on need vastutusalad, jällegi see läheb sellele juhi tasandile, kus see mõttetöö tuleb väga selgelt ära teha, on ju, ja meil ei ole veel nagu kogemusi sellega, kuidas agendisüsteemid päriselt igapäevaelus niimoodi opereerivad, on ju, et ei ole neid andmepunkte, mille pealt võib-olla otsuseid teha, aga tõesti, et see läbipaistmatus on seal ka väga suureks probleemiks. Ja muidugi need rollimuutused, organisatsioonisisesed muutused, mis tulemas on, see on see psühholoogiline tasand, mida tuleb kindlasti siis ka puudutada, et ei ole enam seda, et inimesed mõistavad ja tajuvad, et peab tekkima ümberõppimine ja see kindlasti tekitab sellist vastupanu, on ju. Ja siis veel oli toodud väljakutsena kindlasti välja see, et kuidas siis ka neid hallutsinatsioone, valeväljundeid, kõike seda hallata. Ühesõnaga, väga palju huvitavaid mõtteid, mida kaasa võtta. Ma võib-olla lõppu tooksin veel välja, kuna ma tean, et meil on neid uuringuid veel, mida me tahame välja tuua, aga mida tegevjuhid saavad endaga nagu kaasa võtta või üldse juhtide tasandil, kes tiime ka juhivad, et mis sellised näpunäited seal kaasa oli antud, oli siis esimene see, et see katsetusfaas, mida nii-öelda pilootprojektidega näol tehakse, et tuleb saada veel selgemini nii-öelda aru, kuhu see fookus suunata. See on ka selline üle organisatsiooni jällegi
diskussiooni tekitamine, inimeste kaasamine, alt üles nende madalate õunte kaardistamine, et saaks aru, kuhu siis see fookus kõige selgemini suunata. Siis samamoodi olid räägitud ikkagi sellest uuest nii-öelda juhtimisvormist, kus me saame aru, et teie agendid jooksevad ka inimeste kõrvale nii-öelda sisse ja kuidas luua seesama agentide poole pealt see läbipaistvusele mingisugused süsteemid juurde, kus on vastutus. Et see on ka tihtipeale ikkagi nagu juhtim ülevalt poolt allapoole vaja läbi mõtestada. Ja muidugi ka siis kolmas punkt, et kuidas hakata ümber mõtestama neid samu töövoogusid, tööprotsesse rollide põhjal, et väga palju häid selliseid märkmeid, mida kõrva taha panna siis juhi tasandil ka, et me kindlasti jällegi lisame selle lingi. Väga hea on teha, ma arvan, et mina ja Kerlin alati kasutame seda, teeme kas ChatGPT-s või Notebook LM-is kiire ülevaate, nii et väga hea viis, kuidas jällegi võtta võib-olla 10 minutit, et juhina olla natukene teadlikum või töötajana ja teha see uuringu nii-öelda läbilugemine, et väga-väga soovitame ka siis sellesse täpsemalt sisse vaadata. Vot. Aga ma arvan, et võtame järgmise uuringu, siis me jõuame võib-olla lõpus veel 1/3 veel juurde võtta. ja tõesti, siin viimastel nädalatel on uudistes päris palju neid uuringuid läbi käinud ja kui see McKinsey oma on rohkem võib-olla selline just ettevõtetele suunatud ja juhtidele, siis alati kõrvalt ülikoolid teevad selliseid uuringuid, mis vaatavadki just inimeste enda isiklikul tasandil, töötajate pilti ja Stanfordist tuli teine uuring, mida me tahame siin rääkida ja katta, sest need on tegelikult omavahel hästi seotud. Need ei olnud kuidagi nagu koostamise mõttes seotud, aga see oli huvitav, et nad tulid ühel ajal välja ja väga sarnasel teemal ja see oli ka just nimelt AI agentidest. Ja selle nimi oli How agentic should LLMs be? Human perceptions of agency in generative AI. Ehk et kuivõrd üldse inimesed ja töötajad mõistavad neid AI agente. Ehk et McKinsey ütleb, et jah, tavaline klassikaline generatiivne AI lahendus on täna juba selline, mis ei anna võib-olla nii palju väärtust ja ettevõtted peaksid liikuma rohkem agentilistele süsteemidele. Aga Stanford uuris 1000 inimese käest, olid USA-st ja Saksamaalt ja tahtsid aru saada, et kuidas inimesed üldse mõistavad AI käitumist, millal nad tajuvad, et AI-l on selline oma tahtmine või oma mõtteviis või oma lähenemine, nii nagu me agendilistest AI-süsteemidest ootame. Ja nad kasutavad siis sellist sõna nagu agency, mis võib-olla on nagu agentlikkus või agendiline, ehk et on siis kombinatsioon, et AI on nii-öelda tegutseb, ta on pooleldi autonoomne ja ta samamoodi ta vastutab ka oma tegevuste eest. Ja sealt tuli väga huvitav fakt välja, nimelt inimesed väga tihti kipuvad sellist tavalist nii-öelda käsuga töötavat või siis ChatGPT-d ehk siis käsuga töötavat LLM-i pidama agendiliseks. Sellepärast, et kui see keelemudel annab sellise emotsionaalse, järjekindla, väga personaliseeritud vastuse sulle, siis inimesele tundub, et seal taga on võib-olla juba agent. Praktikas, eks ju, ei ole, see on lihtsalt keelemudel, mis ennustab seda vastust. Teismidi inimestel tekib see tunnetus, et kui AI näitab initsiatiivi, ehk siis, et me teame, et ChatGPT näiteks toimib selliselt, et ta alati küsib su käest lõpust küsimuse, siis samamoodi tekib see tunnetus, et äkki see on juba selline agendiline süsteem. Ja tihti seostatakse ka seda agendilist käitumist suurema kompetentsiga ja suurema usaldusväärsusega, mis tegelikult tähendab seda, et palju rohkem on seal riske ja palju rohkem tuleb mõelda vastutuse peale. Ja 40% nendest osalejatest, kes olid, ütlesid, et kui nendele tundub see AI vastus enesekindel, siis nad tegelikult ei mõtle selle faktide kontrollimise peale. Ja mõelge, see on päris suur osakaal, kus me lihtsalt pimesi usaldame seda ja kui see võib-olla ei ole väga tihe AI kasutaja, siis see võib päris palju riske ja probleeme tekitada, kui AI väga selgelt ja kõlavalt ja emotsionaalselt vastab sulle, et jah, nii on, eks ju, siis sulle tundub, et aga ju siis nii ongi. Ja see tähendab seda, et meil töötajad hakkavad üha rohkem sõltuma AI soovitustest ja eriti, kui nad on siis rohkem sellised emotsionaalsed.
et see kindlasti ei tähenda seda, et me kuidagi peaksime sellest nagu loobuma, eks ju, et nii nagu McKinsey, me kindlasti nagu Sandraga mõlemad toetame seda, et see on see suund, kuhu liikuda, eks ju. Aga oluline on siis aru saada sellest, et kuivõrd palju sinu enda töötajad või ettevõtte töötajad mõistavad seda, mõistavad neid riske, mõistavad, kuidas need süsteemid toimivad. Ja kui McKinsey siis tõesti ütleb, et jah, selleks, et neid agentseid AI süsteeme juurutada, meil on vaja mõelda, kuidas ettevõtte juhid töötavad, kuidas me protsessi ümber kujundame, kuidas see juhtimismudel muutub, siis me peame seda lisaks tegema ka inimeste sellise psühholoogilise vaatenurka arvesse võttes. Ehk et tehnoloogia tundub täna, võib kohati tunduda targem, kui see tegelikult on, see sisu seal taga, me ei taju seda väga täpselt ja see siuke usaldus krediit on ka, eks ju, et kui AI vastab ikkagi väga selgelt, siis järelikult nii on ju, et päriselt selliselt ei ole. Aga see on hästi oluline aru saada sellest, et kui palju me siis koolitame oma töötajaid, kui palju me räägime sellest, palju me anname võimalusi katsetada turvalises keskkonnas selliselt, et ettevõtte andmed ei lekiks, miks me ka soovitame selliseid nii-öelda enterprise või ettevõtte versioone, kui sa ettevõtte andmeid tahad sinna panna, et sul oleks läbipaistvus, sul oleks konkreetselt tõesti need juhtimismudelid seal olemas ja et inimesed oleksid ka kriitilised selle juures, et selle sisu osas, mis me tarbime, aga me oleme ka näinud väga ägedaid lahendusi, mis on nende agendiliste AI lahenduste peale ehitatud, et kes selle müügarikus nende riskidega suudavad ületada ja selle kasutuselevõtuga, siis neil kindlasti täna on väga-väga suur konkurentsieelis teiste eest, kes pigem ootab ja kes siis pigem mõtleb, et kas läheb üle või ootame, kuni asi läheb väga selgeks või väga turvaliseks, siis ma arvan, et seda niipea siiski siit ei tule, eks ju, et sa pead ise mõtlema, kuidas sa seda piisavalt turvalist süsteemi üles ehitad. Ja selles mõttes me mõlemad tõesti need mõlemad uuringud sinna paneme, et soovitame mõlemat või siis vaata, kas sa tahad ettevõtte vaatenurgast või just inimese vaatenurgast. Ja ma arvan, et sealt on ka selliseid noppeid, mida ettevõtte sees ka võib-olla jagada ja laiemalt siis teavitust teha. Aga kindlasti tasub mõeldes jah selle peale, et kuidas siis inimesed tajuvad tehisintellekti, kas ja kui palju nad usaldavad, kuidas nad kasutavad ja McKinsey't saad sa siis päris sellise konkreetse tegevusplaani, et kuidas neid samme oma ettevõttes ära teha. Nii et need kindlasti sellised mõnusad nopped ja soovitused. Ja kolmandana võtaksime siis kiirelt veel Alan Turingu instituudi uuringu, kus vaadati ka siis seda poolt, et kuidas generatiivne tehisintellekt mõjutab lapsi ja õpetajaid Ühendkuningriigis. Võib-olla see valim on selles mõttes ühe riigi põhjal, aga ma arvan, et see võib olla ka tegelikult läbivalt, võib vaadata ka globaalselt või Eestis neid teemasid samamoodi, et seal oli välja toodud seda, et 8–12 eluaasta vahel siis 22% lastest juba kasutab tehisintellekti, mis on, ma ei tea, mis mina sellel hetkel, kui ma 12 või 8 või 18 on, ühesõnaga, et see on väga-väga tavaline, me seda teame, et nii-öelda noorem generatsioon on kõik rohkem pädevamad selles teemas ja võtavad palju kiiremini kõike seda maailma omaks, ja seal oli välja toodud seesama 22% sees, et 72% kasutab seda vähemalt korra kuus või isegi sagedamini, et see number on ka märkimisväärne, et kuidas tegelikult, et see ei ole niimoodi, et ma tead ühe korra aastas võib-olla vaatan, aga see on juba saamas jällegi nagu normaalsuseks. Ja seal oli välja toodud väga huvitavalt seda, et erakoolide õpilased teevad ligi 3 korda suurema tõenäosusega siis just seda tehisintellekti rakendamist oma sellistes koolitöödes, kui siis riigikoolide omad, et mis näitab ka seda, et jällegi, kellel on juurdepääs nendele tööriistadele, on ju, et see annab sellise konkurentsieelise, aga see võib ka tekitada sellise küsimuse, et kuidas siis toetada neid, kellel ei ole võib-olla juurdepääsu nendele tööriistadele. Aga muidugi, seal oli toodud tööriistadest ChatGPT number 1, Gemini number 2 ja siis oli toodud My AI by Snapchat, ehk siis Snapchat on ka üks platvorm, mis on väga kiirelt ja nii-öelda suure haardega saanud väga paljude laste selliseks esimeseks interaktsiooni kohaks, kus tehisintellekti tehiskaaslasega siis suheldakse. Seal on siis selline platvormi sees olemas bot ja mida välja toodi kasutusjuhtumitena laste poolt ongi siis see, et tehakse lõbusaid pilte,
otsitakse kindlalt mingit informatsiooni, õpitakse muidugi, meelelahutus ja mängimine on ka väga suure protsendiga ja lisavajadustega lapsed olid seal välja toodud see, et kasutatakse ka selliseks suhtluseks, ühenduse loomiseks, isikliku nõu saamiseks, vestluseks nagu seltsilisega, et seesama Snapchat on väga hästi ennast nagu selle poole pealt ilmestanud, et kõik tuttavad on kuskil ära, tahaks kellegagi rääkida, MyBot on nii-öelda siis seesama, kuidas nimetatakse, MyAI on siis kättesaadav, et need olid siis mõned sellised punktid, aga ma toon ka välja sellise pahupoole seal, mis ikkagi suurimad mured, mis olid siis lapsevanemate poole pealt ja ka õpetajate poole pealt välja toodud, et kuna seal oli ikkagi 2 poolt nii-öelda kaasatud, tähendab 3 lapsevanemad, lapsed ja õpetajad, et siis kindlasti oli üks suur probleem see, et kuidas nende läbi tööriistade võib kokkupuude tekkida sellise sobimatu, ebatäpse teabega, et ei ole seda ülevaadet, mida siis generatiivne AI sinna võib neile lastele genereerida. Väga suur probleem on ka ikkagi see kriitilise mõtlemise pool, et õpetajad, vanemad on ikkagi mures, et liiga palju tekib sellist sõltuvust sellest, ei usaldust, ei küsitleta, et kas see informatsioon on usaldusväärne ja me võime siis suuremas pildis selle kriitilise mõtlemise poole pealt endale suure nagu karuteedne teha. Nii et need olid ka võib-olla mõned sellised head väiksed punktid, mida välja tuua, seal oli palju toodud ka välja, mida õpetajad siis mõtlevad ja mille jaoks nemad kasutavad, aga jällegi jätame selle lingi siis ka nendele, kes soovivad minna natuke rohkem sügavuti ja ma arvan, siia lõppu Kerlin tahab veel miskit lisada. Ja, me paneme ühe uuringu veel, millest me ei jõua rääkida, aga see sobib tegelikult selle sama teemaga kokku ja see oli pealkirjaga Your Brain on ChatGPT ehk siis just nimelt sellest samast kognitiivsetest oskustest ja sellest, kuidas need mõjutavad seda, kuidas me kirjutame. Et lihtsalt üks fakt seal oli see, et ma ei mäleta täpselt numbreid, aga seal umbes 3 korda oli erinevus selles, et kas laps siis tegi koduülesandeid või ka klassis kirjutades näiteks versus, et ta tegi seda kas arvutiga või siis nagu me enne rääkisime, et üha rohkem kasutatakse ju häälfunktsionaalsusi, on ju. Et see on ka päris huvitav uuring, nii et siia teema juurde, kes tahab noorte arengutest rohkem lugeda, siis saate seda ka lugeda. Ja, nii et meie ülesanne on täidetud, et anda ülevaade nendest huvitavatest uudistest, mida iga selline tehisentusiast võiks teada. Tehis arutasime ka nende uuringute siin põhjal, tõime välja erinevaid mõtteid, aga ma arvan, lõppu tahangi praegu siin selle 3. hooaja puhul öelda seda, et suur aitäh, et olete olnud meiega. Me oleme ikkagi vägagi avatud nendele mõtetele, et mida teile veel siin lisandväärtusena pakkuda, et äkki on mingid kindlad ettevõtteid, mingid kindlad teemasid, siis ärge peljake meile kirjutamast podcast@aipowerment.ee või siis meile LinkedInis, täitsa isiklikult võite ka kirjutada ja ma arvan, et enda poole pealt, mis siin muud, võtame selle puhkuse, laeme enda akud täis, et saaks siis veel vägevamalt uuel hooajal, 4. hooajal, siis teieni veel väärtust tuua. Kerlin, kas sa soovid veel miskit siia lõppu? Minu poolt ka lihtsalt suured tänud, et te olete olnud, meil sai aasta täis, meil on 50, üle 50 episoodi, üliäge on siin olnud teiega olla ja ma soovin hästi-hästi mõnusat suvepuhkust, puhake, võtke seda aega, ma arvan, et usun, et võib-olla uudiseid ei ole nii palju, et ei pea kohe kõige pärast muret tundma, nii et igal juhul üliägedat suve ja kohtumiseni augustis. Mina veel ütlen lõppu, võtan selle eetriaja, et meil on tegelikult ju kogukond taustal tegelikult käimas. Meil oli just väga lahe eelmisel nädalal, nädal aega tagasi, vabandust, me võtame selle linti kolmapäeval, reedel tuleb välja, aga eelmisel kolmapäeval, eelmisel nädalal oli meil väga lahe füüsiline kohtumine kogukondlastega, kui ka siis teised huvilised, kes siis tehisintellekti maailmas huvitatud on ja meil olid seal erinevad eksperdid koha peal ja me kordame seda üritust ka juuli
juulis, nii et kogukondlased sinna saavad kõik tasuta tulla, see informatsioon liigub läbi meil uudiskirja kui ka siis uudiskirja põhiliselt sotsiaalmeedias ka, et hoidke siis silmad-kõrvad lahti ja jah, et meil selles mõttes kogukonnas on nii palju väärtuslikku sisu iga kuu ikkagi tulemas, et taustal hoida seda entusiasmi selle maailma osas ikkagi üleval, et nii palju arenguid on tegelikult ikkagi toimumas, et hoiame kogukondlastel siis seda meie endalt poolt pulsil või tähendab sõrme pulsil ja jagame neid infokilde siis sellise kogukonna võtmes. Vot, aga suur tänu sulle ka, Kerlin, selle teekonna ees, mis praegu on olnud. Pikk teekond on veel ees ja siis mitte järgmise reedeni, aga ühesõnaga augustikuu 1. reedeni. Jah, täpselt. Tšau! Mõnusat suve! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.